GS4 rannavalvurid päästsid reedel Tallinnas Pikarannal uppumisohtu sattunud noore poisi. Mis täpselt juhtus? Juhtus selline asi, et 2 14-aastast poissi hüppasid siit samalt kai pealt vette ja siis nad olid juba ujunud sinna kaugemale, kui ühel oli vana haav käe peal ja siis ta ei jaksanud enam ujuda ja siis karjus appi ja siis karjus nii kõvasti, et siinpool olevad vetelpäästjad kuulsid seda ja siis üks vetelpäästja hüppas siit samast järgi ja siis tõi ta kaldal ära. Mida teha, kui näed hädas inimest? Tuleks kindlasti pealtnägijad peaksid abi kutsuma või kui nad näevad, et nad on ise võimelised appi minema, võivad ka ise abi osutada, aga et tuleks kindlasti rannavalve kutsuda siis. Mis see esimene nipp on, kui on näiteks üle pea vees keegi rapsimas? Kõigepealt, kui näha teda päästjal, et ujuda tema juurde ja siis kõigepealt rahulikult seletada, et abi on kohal ja et ta rahuneks nagu maha, et siis alles saab nagu edasi tegutseda, et muidu ta võib päästja enda ohtu seada, kui ta rapsib seal ja käte ja jalgadega vehib. Nii enda kui sõprade huvides tuleks aeg-ajalt üle korrata veeohutuse kuldreeglid. Ära mine ujuma alkoholijoobes, ära hinda oma võimeid üle, hoia silm peal lastel, lähedastel ja sõpradel. Kuna on suured lained, et pigem inimesed lähedki just siis vette, kui need lained on ja siis, aga lapsed osad on nii väiksed, et need lained võtavad kaasa neid endaga, et vanemad peaksid siis eriti jälgima lapsi. Kust need lained pärit on? Laevadelt, sest nad sõidavad siit nii lähedalt mööda ja siis hoovusega tuleb ka vahepeal. Tallinnas on pea 50 kilomeetrit rannajoont ja 6 avalikku randa, kuhu see soe ilm meid kõiki meelitab. Aga palun ettevaatlikult!